Tere päevast kõigile! Jah, ma vabandan, et ei jõudnud nii nagu plaanitud, aga kuna on väga palju tegemist nii Eestimaa metsades kui Ukraina mägedes paralleelselt, et ma ei tea, kas Ukrainast on täna räägitud juba? Ei ole veel. Aga me arutasime, et me võtame selle teema ka hästi kähku läbi, et ühesõnaga, mis on nagu sõnum, et meil praegu on selline hetkeline paanika, täpselt nii nagu Ukrainas oli ka, et meie vabariigi aastapäeval siis kõik tanklad olid ummistunud, poed oli ummistunud, praegu on juba kõik rahulik, kõik on juba hakkavad olukorraga harjuma, et samamoodi ka siin, et me ei tea, mis saab, et võib-olla on see nädalaga läbi, võib-olla kestab kaua, aga kindlasti palun oma kliente kõiki ka rahustada, öelda, et meil on kõik hästi ja ühesõnaga meil ei ole muretsemiseks põhjust, et kui ikka Ukrainast juba jagu ei saa, siis NATO kallale ta siia ei roni keegi. Et ma arvan, et sellega võtab natuke aega, aga mina rahustan oma kliente, oma tudengeid, Erasmus tudengid ka juba tahavad ära minna Hispaaniasse. Hispaania tudeng ütles, et siin on nii hirmus, et ma ütlesin, et Hispaania ei ole väga palju kaugemal kui Eesti Venemaast, et kui tahate, siis tõesti turvalisse kohta minge Ladina-Ameerikasse, et sinna tõesti ta ei jõua. Et jah, ühesõnaga mina, olles pidevalt jälgides olukorda nii idas kui läänes, annaks positiivseid toone ka selle üle, et kui hooaeg hakkab, siis oli kõik korras ja vastupidi, Ukraina on top selline turismisihtkoht juba, kuna kõik tahavad vaatama minna kangelaslikku Ukrainat, kuna siis on kõik juba rahulik. Aga siis LTÜ juurde, et asutati siis 2018, et me just tähistasime siin 4. aastapäeva ja praeguseks on siis 36 liiget. Nii, et ühesõnaga asutati 36 liiget asutades, mitte asutades, vaid asutus oli vähem. Mina liitusin igal juhul hiljem sellepärast, et siin praegu ka arutatakse, et kus see alguse sai, aga näiteks minul alguses oli tunne, et ELTÜ on selline metsaraie vastu võitlemise organisatsioon, et mina ise, kes minu jaoks oli lapsepõlves raielangid sellised kõige huvitavad kohad, kus mängida, et metsaraiet kindlasti selle üle tuleb arutada, et kuidas raiuda ja mismoodi ja ELTÜ kindlasti ütleb sellele oma sõna kaasa, aga igal juhul tänaseks siis me oleme saanud millega hakkama, et meie vapper, meie kangelane Bert Rahni siis oli, kes võitles siis metsameestega, et tal oli seal öeldi, et kuule, et mis poiss, palju sul töötajaid on, et mul on 300 on ju, et tegelikult jah, et kui me vaatame numbreid, siis see loodusturism on nagu väike ja hoomamatu. Aga Bert igal juhul suutis loodusturismi hääle või loodusturismi põhimured ikkagi metsanduse arengukavasse sisse panna. Tegelikult see vist praegu ei ole valmis päris ja see on jälle takerdunud, aga igal juhul ta oli hästi aktiivselt osales ja just raie kaitsealadel hoitud loodus, kui maine kujundada, et selle eest siis sai võideldud. Siis jällegi Bert võitles meil ka suurkiskjate kaitse ja ohjamise kava eest, rääkis, et hundid on sõbrad ja hundid on meile kasulikud ja tegelikult just oli tal ilves ja karu, mille siis ta pushis seda arukas alammäära, mis tuleb hoida selle ohjamise kava kohaselt, seda siis pushis siis ülespoole. Nii et need on tegemised, mis on sellised päris mõõdetavad. Peale selle siis turundusuuringud, millest räägib Marilyn pärast. Aga et kuidas me siis näeme oma tulevikku, et millega me tegeleme ja mis on siis meie eesmärgid, et ELTÜ seisab siis loodushoiu eest ja just see, et me teadvustame seda Eesti looduse olulisust, et meie loodus on vähe tuntud, me ei saa öelda, et me tundmatu, aga me peaksime Eesti loodusväärtust rohkem tutvustama, mitte ainult Eesti koos Baltikumiga, ei tasu üksi pushida, nii nagu ka LTÜ sai kokku, et ikka ettevõtjad tundsid, et üksi on keeruline ja kui et sageli on nii mõnigi selline
väärtus nagu tunnetuslik või et kui meil oli kunagi võttis hästi aktiivselt sõna Siiri Oviir prostitutsiooni keelustamise vastu ja siis päris mitmed transpordiga turismiga tegelikult firmad avaldasid EAS-ile survet, et ärge jamage, et see on nagu meeletu hoop turismile. Et kus nad seda teadsid, et tegelikult keegi pole statistikat teinud, kui küsid meeste käest, kus nad lähevad, ega nad ei ütle, et nad sinna lähevad. Aga tunnetuslikult ikkagi tundsid paljud firmad, et näete, et kui prostitutsioon ära keelustatakse, siis on see turismile kahjulik. Kahjuks või millegipärast on näinud seda metsaraie puhul. Tegelikult metsaraie puhul oleks võinud samamoodi teha siis siin transpordiga, turismiga tegevad firmad, et võtate metsad maha, et see on nagu kahjulik meie turismile. Aga kus need tegelikud numbrid on, see on nagu väga keeruline, on seda näidata ja mis on siis meie missiooniks ikkagi otsida neid numbreid ja et me saame ikkagi kuidagi tõestada, kui oluline see on, et neid mõõdikuid me otsime ja kuidas siis väljendada seda, et ikkagi me oleme Eesti mainele väga olulised Eesti loodus ja Eesti turismifirmad on väga olulised looduse tutvustajad ja Eesti maine kujundajad, et me räägime $1 000 000 väärtusest ka. See on ka selline täpselt selline asi, et mis on olemas. Me teame kõik, et on olemas mingi väärtus seal. Vaatame mere peale ja ega ilma asjata $1 000 000 väärtuseks seda ei kutsuta, $1 000 000 vaateks ei kutsuta. Aga kuidas palju siis nagu täpselt maksab, et kuidas seda $1 000 000 vaadet nüüd kõrvutada siis mitte $1 000 000 vaatega, et koleda vaatega. Et see on suur väljakutse, sellega tegeletakse, täpselt samamoodi tegeleme meie, kuidas siis ikkagi panna see Eesti loodusturismi ettevõtjate tekitatav lisaväärtus, et kuidas seda siis kõrvutada teiste numbritega, nagu PricewaterhouseCooperi, mis siis seal metsamajanduse arengukaval ette toodi, et seal on muidugi metsafirmade kõrval loodusturismi numbrid on sellised väga armetud ja masendavad, et me peame lihtsalt otsima midagi muud. Nii, ja põhimõtteliselt, et me ELTÜ seisabki selle eest, et ei aetaks alla seda loodusturismi meile, et lihtsalt, et tast üle sõidetaks ja et keegi seda nagu ei märka, vaid koos me suudame teha loodusturismi ettevõtjate hääle tugevamaks, et kunagi siin, kui EAS-iga sai ka kõvasti räägitud sellel teemal, see oli juba üks aega tagasi, siis öeldi, et näete, et Eestis ei ole korralikku loodusturismi ettevõtlust, et ei ole seda tourist industry. Mina olen käinud mööda maailma ringi, otsinud seda loodusturismi tööstust, siis et kus on sellised vägevad ettevõtted, kel on suured kontorid, seal on kõvad käibed ja nii edasi. Ei ole, igal pool. Lähed Norrasse, veel väiksemad manetavad ettevõtjad, nokitsad põlve otsas, vahest tuleb mõni grupp, vahest ei tule. Et Soomes, ei ole midagi sellist suurt ja võimast, mida siis panna siis metsatööstuse kõrvale või USAs on midagi, aga seal on ikka ka USA kohta nagu väga vähe, arvestades turismi mahtu, mis see on. Et tegelikult loodusturismi ettevõtlus ongi selliste väikeste ettevõtete kogum ja me ei saa nagu võrrelda seda, et meil kunagi oli siin Eesti klastrite projekt, seal siis ka lõpuks meid ei võetud punti, kuna öeldi, et me ei näe ikkagi siin perspektiivi, et näete masinatööstuse klaster, plastiklaster, IT-klaster, aga loodusturismi klaster, teil ei ole võimekust, on küll, aga meil on omas nišis ja omade kriteeriumite järgi, kuidas me neid siis nii. Ja mida me tahame, et olla tugev partner vajalikele organisatsioonidele, Keskkonnaamet, Rainer Vakra istub siin, ma usun, et tuleb teine kord, kui me kutsume, et kui ELTÜ teda kutsub, et kui keegi meist ükshaaval hakkaks Rainer Vakrat tüütama, siis tal on targematki teha, aga ikkagi koos, ELTÜ koos on tugev partner siis vajalikele organisatsioonidele, ma mõtlesin kaua aega, et kuidas seda nagu hästi sõnastada, aga just need organisatsioonid, keda on vaja. Ja see ei ole see metsaraie, see on siin puistniidu hooldus, et seal on ka tugevaid mehi vaja ja tugevust vaja, et ainult ei ole harvester seal laanekuusikus, vaid ikkagi tugevust on igal pool vaja. Teine asi, ligipääs loodusele, et kuidas, siin olid meil ranna ja või looduskaitseseadus, siis mis seal me ütlesime oma hääle, õnneks ütlesid seda veel paljud teised ka,
et loodus oleks siis ligipääsetav ja just nimelt see diskussioon, et kui ligipääsetav, et siin on siis üks matkarada, mis on ligipääsetav ratastoolidel, et kui palju neid vaja on, ei ole liiga palju vaja, et just nimelt, et me oleksime ka meil oleks oma sõna siis selles diskussioonis, et kui ligipääsetavaks me selle looduse teeme, et ja kui palju, kui ligipääsetavaks me teeme, ühesõnaga, see on oluline diskussiooni teema. Ja muidugi kindlasti see, et milline on see kvaliteet, et kriteeriumi standardid, nendest kõigest tuleb juttu. Ja siis kõigepealt turundust, et me kunagi tegi siin EAS tegi koolipiriiga turundas Eesti loodusturismi, et siis me Aivar Ruuke ütles ka, et kuule, paneks lõvi ka siia selle lauka kõrvale, et tegelikult et me peame ikkagi mõtlema väga hästi, et kuidas me oma loodusturismi turundame, et on turundajad, kellel meeldivad värvilised asjad, aga on ka loodusturismi ettevõtjad, kes teevad seda sisu, et kooliprii on tore küll panata lendama, aga me ei saa seda kuidagi näidata oma klientidele, et me otsime siis, ütleme oma sõna siis turundusel. Ja kohtume looduses, et pikalt ei räägiks rohkem. Kui on küsimusi, siis Nii, suur tänu. Küsimusi? Minul on jah. Sul on ka nii kõva hääl, sa räägid ka. Aga siis ei kosta veebi, meil on veebi. Aga võtame siis minu käest. Ma ütlen veel kommentaariks siia saali, kes ei jälgi, et meil on YouTube'is juba üle 40 jälgija. Lihtsalt infoks. Võimas, tere, Rainer, mina. Mul oli küsimus nende karude kohta, et see oli selline positiivne või tõusvas joones eesmärk, et mida rohkem karusid ja hunte, seda parem lühidalt. Et saime valesti aru, mulle tundus nii. Vaat, sellepärast ma tahtsingi, et sa kordaksid selle üle, et äkki mõni sai veel valesti aru. Et sina kui selline selge vaate ja sirge seljaga härrasmees, nagu sa oled looduse eestkõneleja, et kuhu sa selle piiri tõmbaksid, et kuna meil oli just hiljuti selline suurkiskite kava ja see vastuvõtmine, see, keda sa tunnustasid ja kiitsid temaga, meil oli tuliseid vaidlusi, kes huntidest sai siis, et kuna tema jaoks ikkagi oli see piir natuke kaugemal kui ülejäänuste jaoks, et kuhu sina selle piiri tõmbaksid, et kuidas sa seda teeksid? Anna nõu, hea Mart. Jah, ma annangi nõu. Siin on vaja leida kompromiss, jah, et me ei taha, et iga turismitalu taga hunt oleks, et lihtsalt samamoodi ka metsaraiega, et me ei taha öelda, et metsa ei tohi raiuda. Ja see ongi selline pidev diskussiooni teema, et lihtsalt eks me peamegi nagu ju meie seisame enda eest ja Keskkonnaamet seisab enda eest ja metsatöösturid seisavad enda eest ja lõpuks see protsess ongi selline, et lõpuks me siis lepime kokku, aga imelik oleks ka see vastupidi, et kui siin meie pushiksime liiga vähe ja metsatöösturid ütles, et see tuntaks vaja rohkem. Et ikkagi eks see protsess ongi nii, et seal on vaja leida kompromiss ja me ei ütle seda, et hunti ei tohi lasta või ilvest ei tohi küttida, et me ikkagi oleme selle, et me leiame mingi kompromissi, et palju siis on optimaalne, et hundid oleksid söönud ja lambad oleksid laudas ja mets kasvaks täpselt nii palju kui vaja. Olgu, aitäh. Siin on ka üks küsimus. Mina Peeter ja selle ühingu juhatuse liige. Ma ei taha võib-olla isegi küsida, ma tahaksin võib-olla täpsustada, et me paneme selle küsimuse asetse vale koha peale huntide ja muude asjade puhul, et probleem on selles, et kuhu inimene oma tegevustega läheb. Et kui ta läheb juba väga kaugele, nii et huntidel, saakalitel ja rebastel pole enam ruumi, siis hakatakse neid süüdistama ja hävitama. Aga lihtsalt probleem on teisipidi, et vaatame seda pidi, et jätame loodusele ruumi. Probleem on kompleksne, mitte teisipidi. Sa praegu täiendasid, mitte ei oponeerinud. Lahti rääkimata, et mul on kogu aeg nende jahimeestega probleeme, et nad ütlevad, et nemad tulevad inimese territooriumile, tegelikult meie läheme nende territooriumile. Ja sellest peaks võib-olla teised arutelud püsti panema, mitte need, mis siiamaani käinud on.
või siis täiendavalt arutelusid. Et see ei olnud nüüd küsimus, aga sa võid kommenteerida, kui sa... Jaa, no seda ma üritasin kõik rääkida, et aitäh, et sa täiendasid, et just nimelt, et me otsimegi seda, ütleme oma sõna seal kompromissi leidmises, et kellele kui palju ruumi vaja. Palju ruumi on vaja harvesterile, palju ruumi on vaja loodusturistile, palju on vaja ruumi talumehele, et Eesti maa, Eesti loodus on selline koht kõigile. Et jah, meil on ju igaühe õigus ja nii edasi, ja selles me ütleme oma sõna, et see oleks siis piisavalt mitmekesine ja tasakaalustatud see diskussiooniprotsess. Kas on veel saalist küsimusi? Jah? See sinu vaade siis sellise kompromissi või tasakaalu osas loodusturismile Ukrainas? Loodusturismile Ukrainas? Minu vaade, et ma ei saanud päris küsimusest aru, et kuidas see siis peaks tulema? Jah, et mismoodi see kõik siis nüüd peaks nii-öelda lahenema sellisele... Ukraina kui sihtkoht. Et kas me laieneme Ukrainasse? Et jaa, ma arvan küll, et praegu, kui sealt nüüd käivad need väed üle, et siis hakkab kõvasti Saksamaa, kes juba aitab järelvedega, pärast aitab rahaga, et ma arvan, et meist kõik saame minna siis, et Karpaadid võivad siis olla meie loodusturismi tagahoov nii-öelda, et me võime hakata sinna turismituure tegema ja nii edasi, et tegelikult, et Ukraina on väga mitmekesine riik ja ma usun, et tegelikult et see on hea reklaam Ukraina loodusturismi, mis praegu toimib. Et see võib-olla ei ole kõige ilusam öelda, aga tegelikult Ukraina on kaardil, Ukraina vastu huvi tõuseb, et see kahjuks tuleb küll nagu väga kalli hinnaga, aga kuna ma olen konfliktipiirkonnas olnud aastast 2008 ja minu jaoks on see üks järjekordne sõda, et siis tegelikult on see hea reklaam, et pärast sõda on turism see, mis nagu käivitab piirkonna majanduse, kuna turismi ei vaja investeeringuid ja alati on inimesed, kes tahavad minna. Nad saavad näidata seda, mis seal on. Ja mõju Eestile, et ma ikkagi arvan ka, et mõju Eestile ei ole negatiivne. See, mis praegu toimub Ukrainas ja nii, et me oma partnereid siis võime rahustada ja öelda sakslastele, et võite julgelt siia tulla. Sa seda ütlesid kohe oma jutu alguses, et enne turismihooaja algust kõik saab korda. Ja ma mõtlen nüüd praegu Eestis ka, eks, aga kuidas sa 2 lausega ütleksid, milline on see loodusturism Eestis 5 aasta pärast? 5 aasta pärast ma arvan, et me oleme Keskkonnaametiga ja jahimeestega ja metsatöösturitega kokku leppinud ja arvukuse osas ja Eesti on selline stabiilne koos siis Läti, Leeduga stabiilne Baltikumi, räägime stabiilsest Baltikumi turistide voost. Olgu, aga suur tänu sulle ja meil on väikene tänukingitus. Ma usun, et ei siin saalis ega YouTube'is ei ole kedagi, kes ei teaks, et me Sagadis oleme Lahemaal, Eesti vanimas rahvuspargis. Ja Lahemaa turismiühing on Eesti loodusturismiühingu kõige suurem liige. Me oleme siis selline katusega seal liikmeks. Ja siis selle puhul on meil kõigile esinejatele, et ikka tervis püsiks Lahemaa pärimuskoja must pässik. Nii et olgem terved. Jah, aitäh.